Tere tulemast kuulama inspireerivat raamatut taskuhäälingut. Mina olen saatejuht Triin Sooer ning mul on siiralt hea meel täna teieni edastada teemat meediast. Aga selleks, et me siin üldse podcasti laua taha jõuaksime, on Euroopa Komisjon meid toetanud Euroopa noorteaasta tegevuste raames ja ühtlasi leiate hiljem kajastust T5 portaali kaudu. Aga täna istub siin teisel pool lauda ja muheleb lausa natukene Neeme Raud, kes on Eesti üks tippajakirjanikke, edastanud meieni uudiseid nii Moskvast, Ameerikast ja täna teeb seda nii Kuku raadios kui ka kohtame teda täistund saadetes, nii et tere Neeme! Tervist! Ja esmalt küsiksin sinult sellise asja, kuna me oleme raamatute podcastis, et mis sul viimati öökapil või riiulis oli, mis sa lugesid? Mul on tavapäraselt 2-3 raamatut. Tavapäraselt Loomingu raamatukogust midagi. Ma tulin just siia podcasti stuudiosse ja mõtlesin, et mida ma viimati olen nagu läbi lugenud ja tegelikult olengi sirvinud paljusid raamatuid. Üks asi, mida ma püüan igal nädalal trükisõnas läbi lugeda, on Financial Timesi nädalavahetuse leht. Seda ma püüan ükskõik kus kohas ma maailmas olen alati leida ja seda jõuab ka Eestisse 5-6 eksemplari, kahjuks küll vähe, aga seda mulle meeldib lugeda käes hoides. Aga raamatute jaoks, no midagi ei ole parata. Ma tean, et raamatutega olemine on üks suurimaid selliseid luksusi ise olemise hetki, et sa oledki selle tekstiga silmitsi. Raamatute jaoks kahjuks aeg ikkagi napib, sest et eriti nüüd sügishooajal, kus on tulnud palju uusi saateid peale, aga ma olen hakanud lugema üle klassikat, teen praegu just lugu väga huvitaval teemal kindlasti sinu jaoks, ma ei tea, sinnatame selles podcastis, seda see on lihtsalt lihtsam. Yeah. Et sinu jaoks võib-olla natuke võõral teemal vananemisest, aga ostsin just nädalavahetusel omale Oscar Wilde'i Dorian Gray portree, et see uuesti läbi lugeda inglise keeles, ma olen kunagi seda eesti keeles lugenud, nii et see on mul käsil ja olin nädalavahetusel Itaalias, kus praegu on bestsellerite edetabelites raamatud Mussolinist, just sel nädalavahetusel möödus 100 aastat Mussolini võimule tõusmisest ja seal on üks Itaalia kirjanik, täpselt minu vanune 53-aastane, kes on kirjutanud nüüd juba 3 raamatut Mussolini tõusust ja esimene neist on tõlgitud ka juba inglise keelde, nii et ma ostsin selle ja hakkasin siis seda lugema, et kuidagi praegu on maailmas selline hetk, kui poliitilised jõuvahekorrad muutuvad. Mul endal seisab just nädala lõpu sees sõit Ungarisse, kus me läheme uurima, et mis seal siis on toimunud. Ka siin Eestis on valimised ees ja siingi on populistlikud meeleolud üsna suured. Itaalias äärmusparteid võimule tulnud, Rootsis, Ameerika Ühendriikides on kohe valimised ees, kongressi vahevalimised tuleval teisipäeval. Ka seal ilmselt saadab vabariiklasi just neid Trumpi populiste edu, et mis meie maailmas siis toimub, et võib-olla ongi mõttekas lugeda, et kuidas see täpselt 100 aastat tagasi 1920-ndatel, 30-ndatel toimus, et maailm jõudis teise maailmasõjani välja. Et selliseid erinevaid raamatuid on mul pidevalt käsil mitu, aga mis ma tervikuna läbi lugesin ja mida ma väga nautisin, oli siis, kui Inglise kuninganna suri, lugesin läbi Inglise ajakirjaniku, väga kuulsa ajakirjade toimetaja Tina Browni raamatu Palace Papers. Kuulsin, et see ilmub eesti keeles ka tuleval kevadel. Ta lihtsalt on selline figuur ajakirjandusmaailmas minu jaoks olnud. Ta oli New Yorgis just sel ajal, kui ma seal elasin. Kõigepealt Vanity Fairi peatoimetaja, siis ta oli New Yorkeri peatoimetaja. Nüüd ta on ajakirjandusest nagu eemaldunud, aga ta sulg on niivõrd hea ja seda raamatut oli väga nauditav lugeda samal ajal vaadates, kuidas kogu maailm jälgis siis kuninganna viimast teekonda. Et erinevad raamatud. Hästi põnev, et siit loetelust käivad läbi nii suured figuurid kui ka just see klassikaline kirjandus. Et see on kuidagi väga märkimisväärne just selle koha pealt, et tegelikult neid tuntud teoseid uuesti lugedes me võime ju saada uusi taipamisi. Või kuidas ilmselt saamegi ja midagi ei ole teha, kui vanus jõuab teatud piirini kuskile sinna 50. eluaasta kanti, siis ka oma tutvusringkonnas ma näen, et on hakatud üle lugema klassikat, mida loeti võib-olla keskkooli ajal. Ja meie jaoks on see keskkooli aeg juba 30 aastat tagasi. Näiteks ka vene klassikat, Sõda ja rahu, väga mastaapne romaan või Dostojevskit, mis annab vene sellesse vaimu sissevaateid. Et praegu, kui me vaatame hirmuga seda, mis toimub Venemaal ja kuidas Venemaa toimetab Ukrainas neid tapatalguid, siis jah,
on hakatud üle lugema just nimelt seda vene mõttemaailma ja ka teisi klassikalisi teoseid, sest et ühel hetkel, kui sa loed seda 15-16 aastaselt, tollal, kui me koolis käisime veel, oli see kohustuslik kirjandus, mida pidi lugema. Nüüd lugesin, et Eestis on soovituslik kirjandus, enam kohustuslikku kirjandust ei ole. Aga need arusaamad on ajaga kindlasti muutunud ja teosed kõnetavad eri viisil. Ja kui meil on kodus juba raamatukogud, Eestis on ju ikkagi praktiliselt igas kodus raamatuid päris palju, siis ikkagi on vist mõtet minna raamaturiiuli juurde ja võtta mõni teos, mis aastakümneid seal on seisnud ja uuesti avada. Ja tundub, et see uus avamine ikkagi tagab täiesti uue vaate sellele teosele, selle kirjaniku mõttemaailma ja ka meie oma maailma. Kui me jõudsime siin avanemiste ja kõige selle punktini, siis võib-olla, kuna me täna räägime ka meediataibust kui sellisest ja taipamistest, siis kuidas üldse sinu teekond sai alguse, et jõuda meediasse? Väga ammu sai alguse. Ma mõtlen neid aastaid tagasi, kui pikalt ma olen olnud suur meedias, nii-öelda suurtes väljaannetes, siis see aastaarv on päris suur, 40 aastat. Et ma alustasin tegelikult noorte raadioreporterite ringist ja siis oli veel selline pioneeride ajaleht Eestis nagu Säde ja ma hakkasin sinna kirjutama väikesi uudisenupukesi kuskil 6. klassis. Aga siis, kui ma olin 13-aastane, siis kutsuti mind juhtima ühte noortesaadet Eesti raadiosse juba ja sellest ajast olen siis seotud nende suurte kanalitega olnud 40 aastat. Aga kõik see alguse ikkagi sellisest huviharidusest ja seepärast ma pean väga oluliseks seda, et noored käiksid kooli kõrvalt mitte ainult sporditrennides, vaid ka just sellistes huvihariduse trennides, sest ikkagi vaadates oma tutvusringkonda, paljudel on kasvanud neist ringidest just välja elukutse näiteringist või siis ka mul samuti noorte reporterite ringist, nii et see on väga oluline kooli ajal juba hakata fokusseerima oma tähelepanu mõnele teemale, kuigi ei tea, kas sellest saab tulevikus su ala või mitte, aga ma arvan kuskil 13-aastaselt üsna kindel, et ma tahan ajakirjanikuks saada. Et sellest ajast peale on see siis kestnud. Ja hästi põnev teekond, sest et ühel hetkel sa juba vahendasid meieni uudiseid Moskvast ja Ameerika Ühendriikidest, ÜRO Peaassambleedest kuni kõikide teiste verstapostideni. Et kui sa nüüd vaatad sellele ajale võib-olla tagasi, siis mis oli kõige suurem selline õppetund, mis sa said, mis sinuni siiani nii-öelda hea õpetajana nõla peal kaasas? No ilmselt kõige suurem õppetund on see, et alati igast olukorrast leidub väljapääs. Isegi kui tundub, et kuidas ma seda lugu nüüd jutustama hakkan, eriti puutusin ma sellega kokku, kui ma elasin New Yorgis. Eesti on nii kauge maa sealt, et Eesti ajakirjanik, kes saadab palve, et teeme nüüd intervjuu meie peatelekanalile, heal juhul tõesti loetakse see kiri läbi ja heal juhul vastatakse, et jah, ilmselt võib-olla ei jagu selleks aega, sest äraütlevaid vastuseid tuli New Yorgis hästi palju, sest Eesti lihtsalt ei ole seal kaardil tähtis riik. Et kui intervjuusid suurtel uudiste teemadel jahtida, siis ikkagi vaatavad need uudiste kujundajad ja uudiste lugude keskmes olijad ka seda, et mis sellest loost neile endale kasu on ja ikkagi kohalikud uudisekanalid saavad esmalt loo, aga ikkagi see lugu tuli ära kuidagi rääkida ja siis tuli nuputada, kes veel võiks seal rääkida, mida veel võiks seal näidata. Ja kõigi nende lugude peale, mida on ilmselt tuhandeid tehtud, siis jah, see mõte on jäänud pähe, et väljapääsmatuid olukordi ei ole, et alati leidub väljapääs. Tuleb natuke fantaseerida, tuleb natuke mõelda, kuidas seda lugu jutustada, mis pilt inimestel peaks silme ette tekkima või raadio puhul, mis pildi sa sõnadega inimestele silme ette manad ja siis saab see lugu räägitud. Aga huvitav jah, et kui sa meenutad Moskvat, Moskva oli väga ikkagi episoodiliselt, ma olin seal 2 aastat, natuke vähem kui 2 aastat, aga Ameerikat oli mu elus 25 aastat. Nii et huvitav on kohtuda nüüd nooremate eestlastega, kes ütlevad, et kui ma keskkoolis käisin, siis ma vaatasin telekast, kuidas õhtul aktuaalses kaameras jälle New Yorgist rääkisid sina, et see oligi see Ameerika, mida meile tutvustati ja sellest kujunes see Ameerika pilt ja siis on selline hea tunne, et midagi on nagu tehtud ka. Midagi on kindlasti tehtud, aga sul on selles mõttes Eesti ajakirjanikuna väga huvitav taust, kuna sa oled ka õppinud Ameerikas. Et kui sa nüüd võib-olla vaatad Eesti meediamaastikku ja Ameerika meediamaastikku, mis need võib-olla kõige suuremad erinevused ikkagi on? Eesti meediamaastiku probleem on see, et me oleme ikkagi niivõrd väike ja kui me
leiamegi, et see on meie maailm. Jah, see on meie maailm, Eesti. See on meie maailm, siin on meie elu, aga see ei ole terviklik maailm. Maailm on hoopis paljudes kordades suurem ja kui ma hakkasin tegema Kuku raadios laupäeva hommikuti saadet siin, siis üks eesmärk oli just see, et näidata, et Eesti on väike kübe kogu suurest maailmast, et me oleme osa palju suurematest protsessidest, et ärgem kapseldugem siin Eestis kuidagi sellesse, et jah, meie arvame nii ja kui maailm peaks nagu aktsepteerima, mida meie arvame. No muidugi, me ei tohi minna kuskile mujale maailma ja leida, et me oleme nüüd teisejärgulised ja nii väiksed inimesed. Me oleme uhked eestlased, aga me ei tohi arvata, et meie arvamus on see õige. Et me peame ikkagi meenutama, et me oleme väike rahvas ja me oleme osa suurest maailmast. Et Ameerika haridus saades, no peamine erinevus, ma arvan, on see, et konkurentsivõitlus on niivõrd suur. Et Ameerikas üldse heasse ülikooli saada, sa pead edestama seal ikkagi mitte 10 kandidaate, vaid vahel ka 100, et su avaldus üldse läbi loetakse. Ja siis, no sama on ka tööle saamisel. Mina läksin muidugi mõneti kergema vastupanu teed, et ma otsustasin juba 20. eluaastate alguses, et ma hakkan ikkagi Eesti ajakirjanikuks, eestikeelseks ajakirjanikuks, sest ma arvan, et kui ingliskeelset ajakirjandust oleks tahtnud teha, oleks pidanud selle otsuse langetama juba siis 20. aastate alguses, minema üle inglise keelele ja siis lihvima selle eetrikeele nii heaks, et aktsent on täiesti praktiliselt kadunud. Aga ma kuidagi leidsin, et Eesti on mulle oluline ja ma jäin nagu Eesti ajakirjanduse juurde. Et kui sa küsid, mis on erinevused, siis ma arvan, et see konkurents, et seal selles suures maailmas kuidagi ellu jääda ja see uudise lugu vahendada, siin toimestustes vahel ei saada võib-olla nagu aru, et noh, meie ajakirjanik sõitis kuskile välismaale mõnda lugu tegema, et kui paljude teiste ajakirjanikega sa pead konkureerima, et oma looni jõuda ja kui palju sa pead tõesti jooksma rohkem kui suurte kanalite esindajad, kes juba tänu sellele, et nad on CNN-i ajakirjanikud või BBC ajakirjanikud, saavad selle intervjuu, et sa pead natuke rohkem tööd tegema, kuna sa oled ikkagi suhteliselt väikesest kohast. Ma arvan, et minu enda nagu mõte praeguses elus ongi see, et ma ei pea endale nagu midagi enam tõestama ajakirjanduslikult, aga tahaks seda fooni ja seda maailma pilti eestlastel natukene, no mitte laiendada, aga lihtsalt rõhutada, et maailm on väga suur ja me oleme tegelikult väga väikesed, et ärgem arvake vastupidi, et meie oleme suured ja maailm on väike. Ja täpselt kui ka vaadata tegelikult seda maailma gloobust, et me oleme see väike täpp ja vahepealselt koos näiteks väikse mõe või vennaga otsida ongi selline tunne, et no kus me nüüd oleme, et keerad seda. Aga me oleme seal ja me oleme väga uhked, aga see uhkus ei tohi muutuda selliseks arrogantsuseks, et kui ma käisin siin Eesti turistidega Ameerikat avastamas, siis korduvalt jäin ma nagu mõttesse, kui kõike võrreldi Eestiga. Et kui te olete kuskil Californias või kuskil tuhandete aastate vanustes kanjonites, siis ei ole mõtet võrrelda seda Eestiga, et aga meil Eestis on nii ja me arvame niimoodi. Et see lihtsalt näitab kuidagi sellist kodukootust, et Eestis on palju asju väga hästi, aga palju asju on ka küsimärgiga ja kui me hakkame nagu absolutiseerima, et Eesti ongi siis kõige õigem koht, mille järgi kogu ülejäänud maailm peab elama, töötama, millega võrrelda, siis me kuidagi kaotame selle taju ära, et kus me elame ja kuidas see kõik välja näeb. Ja äärmusesse ei maksa selles mõttes langeda. Ei, absoluutselt, äärmused on kõige hullemad asjad. Ma ikkagi olen selle poolt, et kuskil kuldne kesktee tuleb leida ja siis tuleb edasi minna. Nagu on ka maailma poliitikas olnud ju, kui väike kõrvalepõige teha. Et ikkagi riigid on liikunud kuskil moderaatsel kursil Ameerikas, vabariiklased, demokraadid tulid ikkagi lõpuks kokku ja siis liiguti edasi kuskil keskel. Aga nüüdset maailma poliitikat vaadates, ka Ameerika poliitikat, brittide poliitikat on hakatud liikuma äärmuskurssidel ja see ongi see kõige ohtlikum asi. Ja seal just kaljuserval kiikumine, et kuhu see lõpuks viib see hoog. Aga kui nüüd minna natukene võib-olla sellise lõbusama teema juurde või kas just lõbusama, aga keda sina pead enda eeskujudeks just meediamaastikul? Et Anderson Cooper on käinud näiteks erinevatest intervjuudest läbi. Tema mulle tõesti, ta on, ma arvan, 2 või 3 aastat vanem, ta on CNN-i ajakirjanik, saatejuht ja ta on selline väga empaatiline saatejuht, keda ma alati vaatasin. Ma olen taga ühe korra ühel üritusel põgusalt kokku puutunud, aga huvitav, et me kunagi nagu ei saanud tuttavaks. Või
Tyler Brûlé, kes on Eesti juurtega, ta ema on ju eestlane. Ta ise on sündinud Kanadas, kes asutas sellise ajakirja nagu Wallpaper ja siis edasi ajakirja Monocle, kes tegelikult suhtleb, käib siin Eestis ikkagi ka igal aastal vähemalt. Et kuidas tema on meediamaastikku suutnud muuta, aga samuti ka ikkagi sealt vanast Eesti raadiost, selle aegsest Eesti raadiost, kus ma alustasin, seal ikkagi tundusid osad ajakirjanikud sellised suured, kelle järgi tahaks nagu kujuneda. Ma praegu hakkan mõtlema Lembit Lauri näiteks. Ene Hii on, jah, võib küll öelda, et tema saated olid küll poliitiliselt praeguse ajal täiesti meile vastuvõetamatud, aga see, kuidas ta oskas selles meediumis toimetada, see oli imetlusväärne. Ja just tolleaegselt, see oli siis 80ndate aastate Eesti raadio ajakirjad, Mari Tarand tuleb kohe meelde muidugi. Ma mõtlen Reet Made, kes olid seal noortesaadetes, kes rääkisid ja meenutasid, kui oluline on sõna, kui oluline on eetris kõlada stiilselt, mis tähendab, et sa ei kasuta mingeid vulgaarsusi ja selliseid juhuslikke sõnu liiga palju. Et huvitav mõelda tagantjärgi, et Eesti raadio oli tollal nagu Eesti selline mingisugune vaimne kese. Televisioon oli ka, seal olid suured saated ja suured saatejuhid, no Valdo Pant muidugi, tema oli küll juba enne minu aega, tema legend oli jäänud selleks ajaks, aga Eesti raadio oli just see, mis oli selline just enne perestroika aega ja enne seda Eesti vabanemisaega mingil määral nagu selline Eesti vaimsuse kandja, nii et ma olin väga uhke, et ma olin seotud just Eesti raadioga, televisioon tuli alles hiljem. Õiguskantsler Ülle Madise on hästi palju toonitanud seda selge sõna olulisust ja selle väljendust. Kuidas sina näed just meedia poole pealt seda, et millal see selge sõna on väga hea ja vajalik nii intervjueeritava kui ka intervjueerija poolt? Alati, see on hea vastus. Ma ütlen, et alati on see vajalik, sest et sellist udu ja sudu ja kui me räägime meediataibust, seda on praeguses maailmas niivõrd palju, sest kui ma kõlan nagu täiesti vana inimene, kui rääkides, et jah, minu nooruses, aga tollal oli kanaleid lihtsalt väga vähe. Inimesed, kui tahtsid üksteisele kirjutada, kirjutati kirju, mis pandi posti. Sellist asja nagu e-post ei tulnud veel 20 aastat. See tuli alles 90ndate keskel umbes. Internet samamoodi. Et kõike seda välgukiirset informatsiooni, mis praegu meie ümber on, seda ei olnud. Olid põhilised kanalid, seal edastati sõnumeid, seal toimetati sõnumeid. Minu meelest on väga oluline see, et ikkagi on olemas toimetus, kes vaatab üle artikli, kes lisab sellele või materjali, kes lisab sellele mingisuguse väärtuse. Mõneti ka sellise tõefiltri, et vaadatakse üle, et need faktid vastaksid tõele. Aga selle kõrval on tohutut sellist täiesti filtreerimatut informatsiooni meie igapäevas niivõrd palju ja liigseid sõnu ja liigseid fraase ja labasusi ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Et selle kõrval, selle keskel elades tahakski nagu jah, et oleks selgeid sõnumeid, et oleks ilusas eesti keeles räägitud tekste. Et kui me räägime, et teised rahvused, kes elavad Eestis, peavad õppima eesti keelt ja me ise kasutame oma keeles pidevalt laene inglise keelest ja ka vene keelest. Huvitav, et paljud sõnad, näiteks tavai ja sellised asjad on ikkagi siiamaani eesti keelde kuidagi jäänud. Need ei ole meie sõnad, et kaitskem siis oma keelt ja arendagem seda siis. Just see kaitse pool oma keele puhul, et kuidagi justkui barrikaadidele on hea ronida siis öelda, et teised õppige, aga ise teada, et väga hea. No just, ja kui mõelda, kui väike see keel on, see on ikkagi ime, kui mõelda suurt maailma, et meil on omakeelne kirjandus, omakeelne teadus, omakeelne haridus, kultuur, teatrid. See on kõik tegelikult ime, et see on suutnud püsima jääda ja kui me tahame, et see püsima jääb ja ma ei näe mingisugust sellist võimalustki, et Eesti kuidagi häviks, kui me ise seda ei hävita, siis me peame natuke sellega igaüks oma mõttemaailmas ka tegelema. Kui me loeme nii meie enda kodumaa artikleid ja meediumeid ja kui me nüüd vaatame võib-olla väljaspoole välisriikide omasid, siis kuidas seda olulist infot filtreerida või sealt vaadata, et kust läheb piir millegi vahel ja enda jooks? No minu jaoks on ikkagi selleks piiriloojaks toimetused ja väljaanded. Ma tean täpselt neid väljaandeid, mida ma põhimõtteliselt usaldan. Nende
toimetuste veerud, kommentaaride veerud võivad olla küll mulle vastuvõetamatud mõnes tonaalsuses. Kui see on võib-olla liiga konservatiivne mõnes mõttes, kui ma mõtlen Ameerikas näiteks Wall Street Journal, mis on üks parimaid ajalehti, aga nende kommentaarid on kohati minu jaoks liiga konservatiivsed, või New York Times, mis on siis teisel spektri poolel ja mis muutus vahepeal liiga liberaalseks, nad hakkasid liiga sellist poliitilist korrektset juttu ajama. Aga siin tuleb meenutada just seda, mida need suured ajakirjad ja ajalehed ja toimetused on rõhutanud, et arvamuse ja uudise vahel on alati suur sein, et kohe, kui hakkab see arvamus ja lehe tonaalsus imbuma ka uudistesse, siis kaob see objektiivsus ära sealt. Et ma ikkagi usaldan just seda, et on olemas suured väljaanded, seal töötavad suured toimetused, kes filtreerivad kogu selle informatsiooni siiski korra või kaks läbi, enne kui see minuni jõuab. Ja siis ma saan seda ka usaldada. Aga kui ma lähen kuskile avarustesse ja kunagi tõesti 90-ndatel tundus, et andke meile võimalus. Tollal olid ju veel sellised tsensorid olemas Eesti raadios, kes lugesid läbi kõik tekstid ja ütlesid, et see sõna ei sobi. Ma mäletan ühes saates kunagi lasti meile välja lõigata terve suur lõik, kuna taustal kõlasid Vanalinna kiriku kellad kuskil väga kaugelt, aga Nõukogude raadios ei tohtinud sellist asja ju eetrisse lasta. Siis me mõtlesime küll, et oleks see maailm vaba ja kirjutaks ja teeks ja nii edasi. Aga kui see vabadus on saabunud, siis näeme, et selle vabaduse üks kaasnähe on ka see tohutu informatsiooni rohkus, kontrollimatu informatsiooni rohkus, mida uskuda, mida mitte uskuda ja siis korraga tahaks jälle mingisuguseid filtreid vahele. Et sellised eluparadoksid. Eks need eluparadokse paratamatult tekib, erinevate ajalool on kombeks kahjuks või õnneks korduda. Aga... loodame, et mitte. Loodame seda ja, aga just mingisuguste kindlate stiimulitega. Aga kui me jõuame nüüd täpsemalt selle Eesti meedia ja kõige selle pooleni, siis kui sa nüüd tulid Ameerikast tagasi Eestisse, kõik see Eesti uudiste toimetusi nii edasi, siis mida sina praegu näed, et mis võiks olla Eesti uudistes justkui teistmoodi või kas me peaksime kuskilt millegi osas võtma eeskuju? No meil on oma ajakirjandus, meil on oma väga võimsad ajakirjanduslikud traditsioonid, nad ei ole küll sajandite pikkused, aga ikkagi päris pikad. Et ajakirjanduses on meil, ma arvan ikkagi väga, väga palju neid, kes saavad aru, et see on ka ikkagi missioonitundega töö, et me tõesti olemegi ajakirjanikud, paneme esimeste kroonikutena kirja kõike seda, mida kirjanikud pärast peegeldavad sügavamalt. Et selles suhtes on Eesti ajakirjanduses kõik hästi, et meil on oma väga selge nägemus asjast, aga ikka see sama väike kapseldumine, et me ei peaks otseselt kuskilt midagi maha kopeerima, et meie ajakirjanduses ka oleks. Loomulikult info ju liigub vabalt ja neid rubriike, mis ilmuvad Financial Timesis, neid ma näen ka siin Eesti lehtides, mis on ilmunud, see on kõik väga tore. Aga et me ei kapselduks sellesse, et see on mingi absoluutne tõde, mida meie ajakirjandus avaldab ja et kõiki asju tuleb võrrelda, et Eesti inimene aru saaks, kõiki asju tuleb võrrelda Eestiga. No ma arvan, et meie lugeja saab ka aru artiklist, millel ei ole otseseid võrdeid Eestiga. Nii et meil, ma arvan, ajakirjanduse köögipoolel on loomulikult igasuguseid asju, mis võiks teisiti olla, aga see põhijuur, mis meil ajakirjanduses maas on ja kui mõelda siin selliste suurte tegijate peale, kes ikkagi jälgivad väga, ma väga hindan Hans H. Luike, kes on ju ka erialalt ajakirjanik, kes väga täpselt tunnetab, mis toimub maailma ajakirjandusmaastikul, mis toimub meie maastikul ja kes kannab endas seda Eesti ajakirjanike koolkonda, siis ma arvan, et see on väga, väga hea ja väga, väga tänuväärt, et meil sellised inimesed tugevalt olemas on. Ja samuti ka see, kuidas nad siiamaani ju avaldavad ka samuti arvamusi kaasa ja kõike seda. Ja kui Kuku raadiot kuulata, siis seal on alati huvitav saadet ees öeldakse siuke huvitav lause, et Kuku raadios öeldud arvamused ei ühtida, et nad ei pruugi ühtida Kuku raadio omadega. Et kuidas sellised võib-olla mõttevälgatused panevad kuulaja mõtlema, et minul isiklikult tekibki see, et see ongi nüüd selle inimese arvamus. No Kuku raadio on tegelikult väga eriline raadio, kui vaadata üldse kas või Baltikumi või ka Põhjamaade meediapilti, sellist avalikku õiguslikku raadiolaadset eraraadiot nagu Kuku, mis põhinebki sõnasaadetel, kus ei ole peamine muusika ja meelelahutus, sellist on väga raske leida. Ma kuulsin just, et Baltikumis teist sellist raadiot ei olegi. Nii et selline suur arvamusplats,
nagu Kuku on, et seal esineb igasuguseid arvamusi, kuigi kui sealt mingisuguse hea maitse piirilt üle minnakse, nagu just lugesin, üks saade võeti eetrist maha. Tänu sellele, et seal lihtsalt mindi natuke liiga kaugele ühe praeguse skandaali kajastamisega, et ka Kukus loomulikult jälgitakse seda, mida võib eetrisse anda ja mida mitte. Et mingisugune sündsuse piir on ka olemas. Aga selles raadios ongi hea see, et igaüks võib stuudiosse tulla oma arvamustega ja kui otseselt ei õhuta mingisugust vaenu või ei paljasta mingisuguseid fakte, mille kohta on otsustatud, et neid ei avaldata või see ei ole sünnis, siis Kukus on tõesti see arvamusplats suhteliselt vaba, aga loomulikult raadioomanikele on ühed arvamused ja ma arvan, selle teatega soovitaksegi rõhutada seda, et kõik need arvamused, mis Kukus kõlavad, ei ole automaatselt kohe Postimees Grupi või Kuku uue omaniku Duo Meedia arvamused, et esinejatel on ka oma arvamused. Aga ma arvan, et Kuku on üks hea näide sellest, kuidas selline vaba arvamusplats peaks toimuma. Ja vabal arvamusplatsil teadagi tulevad tõesti inimestel taipamised. Ja kuidas sina mõtestad üldse seda meediat taipu ja meediat taipamisi, et mis need olla võiksid? No ma arvan, et esmalt on see, et kuidas sealt meedias saada siis kätte informatsioon, mis aitab sul edasi elada. Sest mingit informatsiooni on meil ju eluks vaja. No alates sellest, mis meid ümbritseb, milline on ilm täna, millist hinda ma maksan selle eest, et ma valgushommikul peale keeran kütte eest, mis tänavad on kinni, see on see lokaalne informatsioon, siis tuleb riiklik informatsioon, see, mis Eestis riigina toimub, siis tuleb juba regionaalne informatsioon, mis meie ümbruses toimub, siis tuleb globaalne informatsioon, no sinna vahele veel Euroopa informatsioon, võib-olla siis ka mingi lääne liitlused, mis Ameerikas sel teemal arvatakse, no kui praegu näiteks Ukraina sõjast juttu on ja siis need globaalsed teemad. Neid uudiste ruume on palju ja et selles maailmas, selles keerulises maailmas hakkama saada, siis tuleb kuidagi luua endale pilt sellest maailmast ja uudistest me tegelikult tahamegi kõigepealt seda, et milline see meie maailma pilt on. Ja ma arvan, et meediataip algab sellest, et mida siis sealt uudistest välja noppida, mis on tõene, mis ei ole tõene, sest kui praeguses maailmas hakata just eriti interneti maailmas ringi seiklema ja sealt informatsiooni ammutama, siis need osavad algoritmid võivad sind viia ühe sensatsioonilise asja juures teise juurde ja tekib tunne, et oi, ma olen nüüd millegi väga huvitava jälile sattunud. Aga tegelikult lõppkokkuvõte on see, et su informeeritus iga järgmise artikli juurde asudes langeb, sest sa oledki juba mingisuguse konspiratsiooniteooria ohjade otsas. Et kuidas seda vältida, see on meediataip, ma arvan, et kuidas leida sellest suurest uudiste merest siis need õiged teated, keda usaldada, keda mitte ja kuidas see oma maailma pilt kokku panna, et ma arvan, et see on see meediataibu küsimus. Koolides õpetatakse aina enam analüüsimist ja üldse ka analüüsivõimet peetakse ühe arenenud inimese tunnuseks, aga kuidas seda analüüsivõimet arendada võiks, kui me üldse näiteks ka meediat vaatame laiemalt? Ma arvan, et tegelikult analüüsivõimet saab arendada kõige paremini ikkagi lugedes. Ja. Et miks pärast on võib-olla kohustuslik kirjandus, no nüüd soovituslik kirjandus ikkagi niivõrd oluline, et ühte teost lugedes sa pead mõtlema pikemalt mõne teema üle, mõtlema, kuidas selle teose kangelased saavad asjadest aru, milline on nende mõttemaailm, milline on maailm nende ümber. Et kui vaadata ajakirjaniku ja kirjaniku töö erinevust või kutse erinevust, siis me ikkagi peegeldame seda maailma nii-öelda lühiperspektiivis ja kirjanik siis saab minna kuskile sügavamale ja kui siis selles kirjaniku maailmas, kirjaniku poolt loodud maailmas olla mõned päevad ikkagi selle raamatuga. Oluline, mida just siin mitmed kirjanikud on rõhutanud, et kui te raamatuid alustate, ma tean, mul endal on ka see viga, et lugege need raamatud lõpuni läbi. Et see on oluline, et sellest maailmas saada siis algus ja lõpp kätte. Ja seal kuidagi tekib see analüüsi tunne, sest et seal on natuke aega peegeldada rohkem neid protsesse. Kindlasti kui lugeda või vaadata, jälgida TikToki või Facebooki või ma ei tea, Instagrami, Twitterit, siis no seal ei teki analüüsivõimet, seal on lihtsalt lühiteated, mis ümbritsevad sind. Aga see analüüsivõime tekib just siis, kui sa hakkad erinevaid asju, erinevaid vaatenurki kokku panema. Ja ma arvan ikkagi just nimelt see klassikaline raamatuga just praegusel sügisajal
kuskil tugitoolis istudes või kas või voodis lugedes, et sa annad oma mõtted mõneks ajaks mingisse teise maailma ja siis pärast seda kõike tagasi peegeldades hakkab sul tekkima endal mingisuguseid küsimusi ja vot sealt hakkab see analüüsivõime kuidagi tekkima, ma arvan. Kui sa nüüd vaatad võib-olla tagasi enda karjäärile ja sellele, mis on veel tulemas kindlasti, siis mis on sind hoidnud selle missioonis ära ka? Et sa teed kõike inspireeritult, motiveeritult, et mis sind selle valdkonna ja kõige juures hoiab? No ma arvan, et hoiab ikkagi see, et ma tean, et laupäeval minnes Kuku stuudiosse hommikul, et on palju inimesi, kes seda kuulavad, kelle jaoks see saade on oluline. Ja teiseks ikkagi ise pidevalt mingi uue info teada saamine. Seda küsiti paar aastat tagasi mult ühelt kohtumisel, et mis siis nagu, täpselt sama küsimus, mis siis hoiab nagu selle mootori käimas ja ma arvan, et iga päev peaks midagi uut õppima, midagi uut, no mitte see, et ma nüüd õpin näiteks kingsepaks, aga midagi uut teada saama. Mingi uus elamus, mingi uus info, kild, et kui ma iga päev leian, et oi, täna ma sain selle võrra rikkamaks, siis on see juba väga hästi läinud päev. Ja kui ma ise olen selle võrra rikkamaks saanud, siis võt siin tekib see sisemine tunne ajakirjanikul, mida on väga raske kirjeldada, et siis ma tahaksin seda kõike ju teistega ka jagada. Ja kuna see meedium, raadiomeedium on olemas, siis on see väga tänuväärt töö. Me täna hommikul tegime just telesaadet ja seal läks jutt sellele, et kui palju siis televisioonis vaadatakse ja kui palju kuulatakse ja no ka räägitakse üsna palju sellest, et 70-80% telesõnumist on visuaalne. Et ainult 20% inimesed kuulavad seda, mida tegelikult räägitakse. Ma ise tahaksin küll, eriti kui ma Aktuaalses Kaameras töötasin, tahtsin küll uskuda, et see nii ei ole, aga ikkagi välisel on väga suur tähelepanu. Ja siis keegi ütleski, et aga no sul on ju raadiosaated, et seal ei ole inimestel muud võimalust, nad lihtsalt peavad selles sinu maailmas olema. Ja siis jõuangi ikka pidevalt oma mõtetes selleni, et milline õnn on, et raadio on see mu esimene armastus, mille juurde ma olen nüüd tagasi saanud tulla. Seda raadioarmastust on ülimalt tore meil kuuldes tavaliselt, kui ka meie heade korüfeede lugusid kuulates on see, et nad liiguvad just raadiost telesse. No, televisioon on lihtsalt võimsam, see pilt ja kogu see sõnum läheb tugevamalt kohale. Siin hakatakse ühel hetkel ära tundma ja kuidagi loo jutustamise seisukohalt on väga oluline ikkagi see, et sa saad pildina selle loo inimesele silme ette manada. Ja see annab sulle ajakirjanikuna rohkem tööriistu ja vahendeid. Aga raadio, see toob tagasi just selle juurde, et see on kõige intiimsem, inimesel ei ole silmsidet. No kas või meie seda podcasti kuulates, inimesed peavad ette kujutama, kuidas me siin istume ja seda juttu ajame ja inimesel tekib vaimus ilmas mingisugune pilt sellest, mis toimub, mida me räägime. Ja see lummus, mille see raadio siis suudab luua, et see ongi midagi eriline, nii et seda pilti me peame just nimelt nende samade sõnade abil, kui sa ütlesid, et kui tähtis on selge sõna, nende sõnade abil kuidagi tekitama inimestes. Ja see on tegelikult väga selline huvitav kunst, kuidas seda teha, et ma olen ise võtnud sellise kursi, et ma ise, kui ma Kuku stuudiosse lähen, ma nagu peast ei räägi seal eriti palju, mul on kõik tekstid ikkagi korra vähemalt läbi kirjutatud, et ma ei taha, et mu saadetes oleks sellist sõnade mula või sellist sõnade kosk, mis jookseks lihtsalt, et sel tekstil oleks tähendus, algus ja lõpp, et siis tuleb see muusika, mis seda teksti võimendab, raadios on ka erinevaid võimalusi ju meeleolusid luua, nii et raadio on väga huvitav maailm, aga televisioon on ikkagi võimsuselt kõige tugevam ja seepärast sageli satutakse just nimelt sinna, aga tullakse ka tagasi raadiosse. Sul on raadiosaated, olen mõnda juhtunud kuulama päris tihti lausa, on täiesti detailideni tehtud muusikavalikust kuni külaliste valikuni, hiljuti näiteks see sama lennunduse teema, millest me enne episoodi salvestamist ka rääkisime, et kuidas sa korjad need killukesed sinna igasse saatesse kokku? Väga lihtsalt, mis mind ennast huvitab. Mis mind ennast sel nädalal huvitab ja nüüd on õnneks see saade on eetris olnud 4 aastat Kuku raadios laupäeva hommikuti siin ja ma hakkasin tagasi mõtlema, et ühtegi kordussaadet ei ole olnud 4 aasta jooksul, mis on täiesti hämmastav, et kui ma olen kuskil ära olnud, ma olen selle saate tegemise teinud selliseks, et ma saan igalt poolt maailmas seda teha, et saadan need lõigud Tallinnasse ja siin pannakse see saade siis lõplikult kokku praktiliselt otse eetris.
et seda saab teha igalt poolt, aga lihtsalt need samad teemad, mis mind ennast huvitavad ja siis inimesed kirjutavad, üsna palju saan kirju, et kas see teema huvitaks või see teema huvitaks ja siis ma teengi sellise valiku, et mis mind sel laupäeva hommikul huvitaks ja ikka ma tulen tagasi selle Financial Timesi Weekendi juurde, see on minu meelest maailma kõige paremini toimetatud leht ja kuidagi ma loen seda New York Timesi, ma loen iga päev internetist, aga Financial Timesi ma loen alati püüdes selle lehe kuskil maailmas leida paberilt ja siis see on ka selline, kus on nii moest kui kultuurist kui ka poliitikast, et mida üks intelligentne inimene peaks nädalavahetusel teadma või teada saama. Ja ma püüan sama põhimõtet siis jälgida ka oma saates. Ja kui nüüd kuulaja saab peagi minna juba sinu saateid kuulama, aga mis oleks sinu poolt võib-olla selline hea raamatusoovitus, mida võiks lugeda kas siis meediataibust teada saamiseks või üldse enda maailmapildi avardamiseks? No ma ikkagi arvan, et ka Eesti puhul võiks tagasi pöörduda meie oma klassikute juurde, et ma mäletan, et kooli ajal oli mul Tammsaare lugemine suhteliselt vaevaline. Ja siis ma nägin ära Tõe ja õiguse filmi, mis tegi mind kuidagi morniks, mõtlesin, kas meie rahvas ongi selline ja siis ma jõudsin tagasi Tammsaare enda sõnade ja teksti juurde ja seda ongi naudita lugeda ja siis korraga saadki aru, et mõni kirjutaja ongi suurem kui teised, kes suudab tabada mingisuguseid ülisuuri meeleolusid või Eduard Vilde, tema värvikas elu. Ta oli ka ajakirjanik mõnel ajahetkel ja kuidas tema on suutnud meie seda eestlaseks olekut tabada, aga hilisemast ajast Tõnu Õnnepalu. Üks raamat, mis on väga tore, ma hakkasin lugema, on Tõnu Õnnepalu ja Jaan Kaplinski kirjad, et ma Õnnepalu tunnen päris hästi ja Kaplinskiga olen ka kohtunud, et huvitav oli vaadata, kuidas siis kaks sellist mõtlevat meest üksteisega mõtteid jagavad. Et pöördugem ikkagi oma tekstide juurde, aga samas on suurim mõnu ikkagi lugeda originaalkeeltes teksti. Kahjuks mul on 3 keelt elus. Mul on eesti, inglise ja vene keel. Nii et ka seda rasket klassikat olen püüdnud ikkagi lugeda vene keeles. Ja kohati on see tõesti väga raske, aga see on võimalik. Ja siis tuleb hoopis teistsugune kuidagi pilt sellest asjast. Sest ma olen oma saadetes ka korduvalt rääkinud sellest, et kui palju tõlkijad muudavad lauseid, kui palju nad säilitavad seda originaali. Meie Eesti tõlkijad on ka tõesti väga head, sest mõeldes, kui palju nad suudavad võõrkeelset kirjandust eesti keelde panna ja nad on rääkinud, et ikkagi see originaali, et nad ei tohi ise ennast sinna sisse panna. Et see on ka selline väga-väga huvitav asi ja kui ma mõtlen siin tõlgete peale Maria Esko näiteks raamatud, mis ta on prantsuse keeles tõlkinud, Vernon Subuteksi raamatud ja ta tõlgib praegu nüüd uut raamatut, et need on sellised tähed meie kirjandusmaastikul, mida alati tasub oodata. Aga kui sa küsid, et mille juurde tagasi minna või mida lugeda või ma soovitaksin võib-olla ikkagi vaadata selle klassika poole, et me ei nimeta seda klassikaks niisama, et midagi peab seal olema ja vahel ta hirmutab, need teosed on sellised paksud ja seisavad raamaturriiulites, aga hakata lugema, siis korraga kaod sinna maailma täiesti ära. Nii et klassika on klassika põhjusega? Klassika on klassika põhjusega ja klassika ei peaks ikkagi jääma sellesse kooli aega, kui soovitavad õpetajad, et seda tuleks nüüd lugeda. Et hiljem on täitsa huvitav võtta see ja vaadata teiselt ajaperspektiivilt ja saada sellest hoopis teistmoodi aru. Suurepärane, aitäh teile, Neeme Raud, et te täna tulite. Me räägime sina. Sina läks juba meelest. Aga suur aitäh. Suur aitäh kutsumast.